Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja head meie vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni liige ja korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart. Ja mina olen saatejuht Janek Mägi ja me täna räägime natukene siis kõige kirgi kütvamast valimisliigist, e-valimistest. Mihhail, kas neid e-valimisi üldse on vaja? No vaata, Janek, kui kõige progressiivsemad riigid jätkuvalt kasutavad ja arendavad sellised nagu Venezuela ja Venemaa, kas me saame endale lubada mitte kasutada e-valimised valimissüsteemis, et ma arvan, et valiku ei ole. Ja kindlasti kõik teised riigid varem või hiljem jõuavad ka nii kaugele, et saavad aru, et Venezuela ja Venemaa võiksid olla kõigile eeskujuks. No ma tunnen siin väikest arooniat või irooniat või ma ei tea, kuidas seda nüüd öelda, aga ma märkasin, Anastasia, et Riigikogus ikkagi vähemalt valitsusparteid ei ole väga huvitatud selle teema arutamisest üldse ja teie olite, mis te siis tahate teha? Et tõesti, mina tegin ettepaneku, panin päevakorda e-valimiste küsimuse ja see ei olnud niisama, eks ole. Oli konkreetne uudis, tuli välja eelmise aasta lõpus, kus siis avaldati TalTechi teadlase Tarvo Treieri töö, kus ta siis tuvastas, et põhimõtteliselt see süsteem, mis kontrollib e-valimisi, et see on manipuleeritav. Et näiteks ta testis erinevaid ründeid, näiteks tegi selliseid asju, et muutis e-hääli, süsteem ei näinud seda, et süsteem luges kehtivaks näiteks e-hääle, isegi siis, kui hiljem hääletati paberiga, et ikkagi süsteem võttis e-hääled arvesse, samuti näiteks süsteem ei näinud seda, kui tühistati vale e-hääl või kui lisati nii-öelda kummitus, lisahääl ja kui teadlane sai sellest teada, saatis ta selle info ka valimisteenistusele. Aga mis tuli välja, oli see, et valimisteenistus oli sellest asjast teadlik juba eelmise aasta veebruarist, aga vaikis. Ei öelnud midagi Riigikogule, kuigi meil oli mitu komisjoni korruptsioonivastase erikomisjoni teemal. Ei olnud kuskil avalikustatud seda infot. Kohalikeks valimisteks süsteemi ei muudetud. Kõik need probleemid olid sees. Ja nüüd, mis on kõige huvitav, et millal valimisteenistus selle info avalikuks tegi? Ta tegi selle info avalikuks päev pärast seda, kui kõik kohaliku valimiste e-hääled olid hävitatud. 8. detsember hävitati KOV valimiste e-hääled, 9. detsember valimisteenistus teeb pressiteate, et me nüüd TalTechi ülikooli teadlastega, et koostöös nüüd avastasime sellised probleemid ja nüüd me hakkame need lahendama. Aga see info oli teada pea aasta aega ja seda hoiti saladuses. Ja mis on kõige tegelikult ohtlikum selles kaasuses, on see, et teadlane ta ju näitas, kuidas on võimalik manipuleerida ja ta näitas, kuidas seda on võimalik teha seest poolt. Ja siis valimisteenistus oli tegelikult info ja teadmine tänu ka sellele uurimistööle, et kuidas on võimalik seest poolt mõjutada ja nad vaikisid kogu selle asja maha. Ja muidugi see oligi see soov, et neid kõiki asju küsida. Ja vähe sellest, et siis koalitsioonisaadikud hääletasid selle teema maha, ütlesid, et see ei ole korruptsioonikomisjoni teema. Siis, kui oli ülekanne katkes täpselt sel hetkel, kui ma hakkasin neid konkreetseid küsimusi esitama valimisteenistusele, kus ma küsisin siis, et palun öelge, et miks te avalikustasite selle info alles siis 9. detsembril, kui kõik hääled olid hävitatud. Ja siis vastus kõlas umbes niimoodi, et ei, me tegelesime valimistega, nende ettevalmistusega, aega ei olnud ja siis ülekanne katkes. Aga me pärast meie nõunik filmis edasi, et tegelikult ülejäänud arutelu on võimalik nüüd vaadata ka minu Facebooki lehel. Ja sealt tuli veel
või palju vastuolulised asju. Ma küsisin, et kas audiitor, kes meie kohalikke valimisi auditeeris, kas tema oli teadlik nendest ohtudest? Kas ta viis läbi, kas ta kontrollis need asjad, et neid manipulatsioone ei ole, sest praegu süsteem ei näe neid. Ta oleks pidanud samamoodi kõik need asjad kontrollima ja alguses vastus oli ja, et muidugi ta tegi seda ja nägi ja teadis, sest see oli avalik info. Ja siis ma küsin, kuidas see sai avalik info olla, kui te ise ju hoidsite seda saladuses, eks ole. Ja teadlane istungil ütles, et ka tema töö oli avalikustatud alles novembri lõpus. Ta ei saatnud seda tööd audiitorile ega kellelegi. Siis ma küsisin uuesti, et kuulge, öelge, kas siis audiitor teadis nendest probleemidest, kui ta teostas kohalike valimiste kontrolli. Ja siis nad muutsid oma seisukohta, ütlesid, ei teata, me ikkagi saatsime audiitorile. Aga tegelikult see, kuidas see kõik välja nägi, et ei tundu väga usaldusväärne ja see nagu argument, et see ei ole korruptsioonivastase erikomisjoni teema, las teised komisjonid arutavad, esiteks mitte ükski teine komisjon üldse seda teemat ei aruta ja teiseks, kus siis veel komitee korruptsioonivastase erikomisjonis peaks arutama neid asju, kus on võimalik reaalselt, eriti siseringi poolt manipuleerida valimistulemustega. Mul on teile selline küsimus. Minu arust see põhiväide, mis puudutab e-valimisi, e-hääletust on see, et täpselt see, mida sa ütlesid, et neid on võimalik manipuleerida. Kas on võimalik tõesti teie hinnangul see, et Eestis on pandud kellegile hääli juurde? Et masin on nii-öelda valinud näiteks 10 000 või 15 000 häält juurde? Kas või kas ütleb Riigikogus näiteks on sellist arutelu olnud, et kas keegi on niimoodi väitnud konkreetselt või on ainult see, et see on teoreetiliselt manipuleeritud? Oota, mina vastan sinu küsimusele, et see on umbes sama nagu kui küsida, et kas on võimalik, et keegi toob pabersedeleid ja siis paneb, ma ei tea, mitukümmend või mitusada võltssedeleid selle valimiskasti. Teoreetiliselt on, jah. Teoreetiliselt on, aga ebatõenäoline või siis me saame öelda, et meil on demokraatlik riik, et kes hakkab sellega tegelema ja siis nagu järgmine tees võiks olla, aga kuna see on ebatõenäoline, siis milleks meil vaatlejaid on vaja? Ei olegi vaja, et me usaldame, et las, ma ei tea, üks ametnik istub koos selle kastiga ja seesama ametnik pärast ka loeb ja kui keegi soovib kontrollida, siis tegelikult seesama ametnik loeb neid sedeleid ise ja ütleb, seal on nii palju sedeleid ja audiitorile annab üle selle numbri. Kõik see, mida ma räägin, on tegelikult aktuaalne praegu e-valimiste puhul. See on nii. Keegi väljaspoolt kontrollida ei saa. Süsteem on kitsa ringi kontrolli all. Ja kui tuleb audiitor, siis talle antakse instrumenti, programmi, mis on samamoodi selle sama kitsa ringi kontrolli all. See on reaalsus, et see ei ole mingi vandenõu. Ehk siis kui toimuvad sedeliga valimised jaoskonnas, iga tava inimene saab aru, mis toimub. Ja iga inimene saab olla vaatleja ja vaadata, kas sedel läks kasti või läinud, kui palju neid sedeleid kastist võeti välja ja kas vahepeal käis keegi ja pani mõned sedelid juurde. Iga inimene saab seda jälgida, kontrollida. E-valimiste puhul see ei ole võimalik. Ja isegi spetsialistid ei oma võimaluse selle süsteemi jälgida, sest nendele antakse instrumenti, mis on samamoodi valimisteenistuse kontrolli all. Vot see on see kontseptuaalne probleem. Ja nüüd, kui me küsime, aga kas on võimalik, et siis, ma ei tea, selles kitsas ringis on keegi, kes soovib manipuleerida, või on programm niimoodi loodud, selles ongi asi, et keegi seda ei tea ja ei ole võimalik seda kontrollida.
see on probleem. Ma tooks näite, ma mäletan, et Sven Sester minu arust jäi ühe korra Riigikogust välja häälte ülelugemise tulemusena. Seal oli ühe häälega selline juhtum oli ja Ameerika Ühendriikides presidendi valimiste järel on häälte ülelugemine üsna tavaline ja need tulemused nii-öelda ei kattu. Et tegelikult on huvitav see, et ega tava valimissedelitega on ka seda, et ametnikud küll teevad hästi tööd, aga lugeda ikka ei oska. Jaa, aga vaata, et seda saab iga hetk kontrollida. Ka mõni aja pärast. Millegi pärast, iga kord pärast valimisi e-hääli hävitatakse. No milleks ma küsin sinu käest? Et kas see võtab liiga palju ruumi, kas selles on nagu mingi probleem sisse kodeeritud? No ma kujutan ette, et selleks on vaja tervet rahvusraamatukogu, et kõiki neid saad talletada. Ja nüüd ma tuletan meelde, et viimastel valimistel tühistati 1800 e-häält. 1800. EKRE ei saanud Tallinna volikokku sisse, sest nendel oli puudu 1000 häält. 1000. Samas 1800 oli hävitatud. Ma ei tee järeldusi, ma lihtsalt pakun numbreid mõtlemiseks. Et kas on võimalik, et keegi, kes seespoolt sellega tegeleb, otsustab ise, kuidas need hääled jagada. Tehniliselt see on võimalik. Sellest räägivad teadlased juba ammu ja tegelikult välisvaatlejad samamoodi. OSDE raport seda näitas juba mitu korda, et tegelikult süsteem on kinnine ja seespoolt saab valimistulemustega manipuleerida. Et see on tänaseks juba kindel teadmine, et tehniliselt see on võimalik. Aga kas see toimub või mitte, siis demokraatlikus ühiskonnaks selleks on kontroll, vaatlemine ja see võimalus puudub. Vaata, see võimalus puudub, et keegi päriselt saaks auditeerida, kas toimub manipuleerimine või mitte. Ja siin ongi nagu veel üks huvitav asi, mis juhtus enne kohalikke valimisi. Kõikidele erakondadele tuli e-mail, et nendeks valimisteks te võite määrata omapoolse audiitori, eks ole, nende, kes siis tuleb pärast ja samuti saab kontrollida e-valimisi. Öeldi, et teil on muidugi ainult 3-4 päeva aega, et ta leida, aga see õigus teil on. Siis järgmine hetk erakonnad ütlesid, et võiks ikkagi natuke rohkem kui 3 päeva aega, et see on ju spetsiifiline inimene, keda me peame leidma. Siis tuli ikkagi uus e-mail, et teate, et te ikkagi ei saa oma audiitorit määrata, sest meil ei ole selleks seadust. Ja nüüd, kui ma olen juba, ma arvan, et juba tükk aega küsinud, et aga miks siis, te räägite, et teate, et seadust ei ole, aga me teeme selle seaduse muudatuse, aga siiamaani ei ole sellega edasi liigutud. Ja siin ongi nagu küsimus, aga miks siis, et te ise räägite, teate, et meie tahame, et oleks võimalikult läbipaistev, me tahame, et oleks võimalikult hästi kontrollitud, aga seejuures kõik need ettepanekud, mis kas või tulid OSCE ODIHR-i raportist ja ka see, et erakonnad saaksid määrata oma poolse audiitorit, seda kusjuures ka see teadlane ütles, et erakondadel peab olema see võimalus. Seda ei taheta seadusesse panna. Et siin ongi nagu küsimus, et mida te siis lõpuks varjate, et isegi sellist asja, et põhimõtteliselt vaatleja audiitor kontrolli erakonna poolt, et sellist asja ei taheta seadustada. Ma täpsustan veel, et isegi kui see audiitor saaks midagi kontrollida, siis tal oleks see võimalus ainult selle sama instrumendi abil, selle sama programmi abil, mida siis pakub valimisteenistus ja selles programmis on tänaseks leitud väga palju lünke ja riske, et tegelikult see programm pehmelt öeldes
ei ole nagu adekvaatne. Ja et ma korra kommenteerin, et siin ongi, et mida praegu ei ole võimalik sõltumatult kontrollida ka seda programmi ennast, eks ole, mis siis neid valimisi kontrollib ja mis on nagu veel üks oluline aspekt, et mida toodi välja, et kui vaadati neid protokolle, et mul nüüd rääkisid vaatlejad, kes vaatasid, kuidas audiitor tegi seda tööd, et tema ei mänginud läbi neid stsenaariume, mida see teadlane tegi, kus on, eks ole, võimalikud manipulatsioonid. Ta ei teinud seda. Ta lihtsalt vaatas, et okei, siin klapib, järelikult kõik on okei. Ja see, kusjuures veel kord viitab, et tegelikult audiitoril ei olnud teadmisi nendest manipulatsiooni ohtudest ja võimalustest ja nendest ründestsenaariumitest, mida tal oleks pidanud valimisteenistus ette andma. Aga teema kokkuvõtteks, te peate nüüd ikkagi ütlema, et mitte mis on probleemid, vaid et milline see unistuste olukord siis on. Et kas siis e-valimisi meil enam ei ole või tulevad seal mingid muudatused, millised, kas piisab sellest, et audiitor kontrollib, et kui sa saad peaministriks, Mihhail, ma lugesin, et Keskerakonna reiting on tõusnud ikkagi päris kõrgele võrreldes teistega, et milline see otsus siis saab olema? No, alustame sellest, et otsustavad ikkagi mitte reitingut, vaid valijad ja mitte aasta enne valimisi, vaid valimiste ajal. Kahjuks küll. Aga tegelikult see ei ole nii, et me oleme e-valimiste vastu ideoloogilistel põhjustel. Ja Keskerakonna poolt on juba ammu tehtud erinevad ettepanekud, kuidas süsteemi täiendada ja arendada. Kuni selleni välja, et tegelikult juba ammu oleks vaja rakendada tuvastamissüsteemi. Nii nagu see on iseenesest mõistetav notari vastuvõtul, kui see toimub internetis Teamsi kaudu. Ja see on ju normaalne, et sa pead ennast näitama. Ja siis on tagatud valimiste, ma arvan, et võib-olla peamine printsiip, et keegi ei saa kasutada sinu dokumenti selleks, et valimistel osaleda. Ja kui on see inimene tuvastatud koos dokumendiga, siis on kindlustunne, et just see inimene on hääletanud, mitte keegi teine. Ja tehniliselt see on võimalik. Nüüd teine asi, kindlasti ei ole normaalne, et see e-hääl on nagu raha internetpoodis. Et sa nagu ostad, võtad tagasi, saadad tagasi, et tegelikult e-valimised peavad käima mitte mitu nädalat, vaid samal ajal, kui toimuvad põhilised valimised ja hääletada saab ainult üks kord. Nii nagu pabersedeliga. Sellele ma olen väga palju mõelnud, et see on nagu juriidiliselt vale. Selles mõttes, et need ei ole ühetaolised asjad. Et kui ma paberisedelil ei saa tagasi võtta ja ees saan, siis need peavad ühte moodi, et siis ma pean sama paberi ka esitada uuesti ja uuesti või siis vastupidi kummagil puhul üks kord. Ja siin on veel üks aspekt, kuna vaata see hääl, e-hääl selles e-kastis ei kao kuskile nii, et keegi ei tea. Ei hävitata kohe. Ei, vaata, seda saab tagasi võtta. Kuna sa saad häält muuta, siis see tähendab, et sa sellest e-kastist saad enda häält tagasi võtta. See tähendab, et see, kes süsteemi haldab, tegelikult teab, kelle hääl see on. Ja see on veel üks peamine valimiste printsiip, et tegelikult see ei peaks nii olema. Sellest hetkest, kui sedel on kasti nagu saadetud, kõik see on anonüümne.
keegi ei saa tuvastada, mida sa kasti panid. Aga kuna sa saad seda tagasi võtta, siis on ju loogiline, et tegelikult see, kes süsteemi haldab, teab, kellele see hääl kuulub. Ja noh, ehk siis see süsteem ei ole ühetaoline, see on ammu kõigile teada, aga täna me räägime sellest, et tegelikult on väga palju riske. Ja see võti, mis on e-valimiste korraldaja käes, ehk siis süsteemi haldaja käes, annab võimalusi nii manipuleerimiseks kui ka valijate tuvastamiseks. Selle teadmisega me vahetame nüüd teemat, sest me oleme kulutanud päris palju aega e-valimistele ja me oleme ära otsustanud, et süsteemi tuleb reformida, et mitte siis täiesti see on meie ettepanek, see on meie mõte. Jaa, aga kui me näeme, et see ei ole võimalik, siis me ei saa süsteemi usaldada. Ja kui me valimissüsteemi ei saa usaldada, siis tegelikult seda ei tohi aktsepteerida. Ma arvan, et see on väga demokraatlik arusaam. Kui me räägime, kas korruptsioonivastane komisjon on õige koht, kus teemat arutada, siis ma tuletaks meelde, et valimistulemustega manipuleerimine on kõige ohtlikum poliitiline korruptsioon. Et see on riigivastane ja demokraatia vastane. Nii, Anastasia, sulle soovime jõudu selles võitluses nende tuuleveskitega seal Riigikogus, aga Eesti poliitiline olukord on mõnes mõttes huvitav, meil on valitsuspartei, väga tugev partei esindatuse mõttes Riigikogus ja valitsuses 5 ministriga ja toetus on 1%. Ja kas see 1% üldse valimiste vahelisel ajal, kas see üldse loeb midagi? Et ja mida see tähendab? Ja kas see võib tähendada seda, et valitsus, millel on tõesti täna väga madal toetus ühiskonnas, teeb lähema aasta jooksul olulisi käike, et siin on räägitud Eesti 200 juhi vahetusest. Kas see aitaks? No, võib-olla nagu minu poolt ei oleks korrektne Eesti 200 saatust prognoosida, aga nagu poliitiline loogika ütleb, et sellise reitinguga aasta enne valimisi perspektiivi ei ole. Et vähemalt ajaloos kõik sellised ajutised poliitilised projektid sellise reitinguga perspektiivi ei omanud. Ükskõik, mida sa teed. Ja ma arvan, et tänas Eesti 200 tulevik poliitilises plaanis ja pikemas perspektiivis kedagi ei huvita. Pigem küsimus on selles, kuidas Eesti 200 reiting mõjutab praeguse koalitsiooni tervist ja mis sellest saab. Kas on võimalik, et sama koalitsioon jätkab kuni valimisteni või mitte. Ma arvan, et see on see küsimus, mis inimesi huvitab selle Eesti 200 reitingu kontekstis. No kas sotsiaaldemokraadid oma võimaluse taas valitsusega liituda saavad? No ma millegipärast arvan, et see praegune tupikseis, kus valitsus on, et tegelikult valitsuskoalitsioon sügavas poliitilises kriisis ja ka nemad vajavad mingit lahendust, et selleks, et vähemalt valimisteni see koalitsioon saaks eksisteerida ja selleks on vaja täiendava partneri. Ja ma arvan, et ka sotsidele see on ka võimalus mingist stagnatsioonist välja tulla. Et nad on opositsioonis nii riigis kui ka Tallinnas,
noh, kohalikud valimised ei olnud väga edukad, et tuleb nagu leida nagu käiku. Ja kuna ideoloogilises plaanis noh, sotsidel ei ole nagu mingi probleem reformiga teha koostööd, siis see võimalus on reaalne. Rääkimata sellest, et presidendivalimiste kontekstis mõlemad erakonnad, nii Reformierakond kui ka sotsid, avaldasid soovi valida presidenti Riigikogus. Ja selleks on vaja omavahel kokku leppida ja see võiks olla ka seesama platvorm, kust võiks sündida siis uus vana koalitsioon sotside osalusega. Nii et sa viitad sellele, et tegelikult presidendivalimised võivad saada taas kord suurte poliitiliste muutuste tõukejooks Eestis? No ma arvan lihtsalt, et presidendivalimised ei ole suures poliitikas mingi eesmärk omaette. Presidendivalimised suures poliitikas on instrument või siis etapp, ettevalmistusetapp Riigikogu valimisteks. Ja täna see on ka võimalus praegusele koalitsioonile panna enda presidendi, kes jätkaks ka pärast valimisi. Ja me seda oleme korra arutanud, ka üks lugupeetud Eesti 200 esindaja, välisminister Tsahkna ütles välja, mis on eesmärk, et järgmine president oleks oponent järgmisele valitsusele, sest tõenäoliselt järgmine valitsus koosneb koalitsioonis, kus ei ole Reformierakonda, rääkimata Eesti 200-st. Seda me saame näha ja tõenäoliselt veel mitu korda rääkida. Anastasia, mul on sulle selline väike küsimus, et mis aastal saab valmis Tallinn-Tartu maantee, et minister Leis ütles, et aasta 2035 on see tehtud. Kuidas sulle tundub ja kas seda on üldse vaja? Ja jutt käib siis 4-realisest teest kogu lõigu ulatuses. Et esiteks kindlasti on vaja, et meil on üldse selline probleem teede infrastruktuuriga ja ka rahastus pole piisavalt sinna suunatud, aga nagu me näeme, ega need Reformierakonna alati kõik sellised prognoosid, millal saab miski valmis, et on kuidagi alati möödas sellega on pandud ja kui me vaatame isegi Leisi sõnavõtte, et nüüd, eks ole, ta ütles välja, et 2035 kindlasti Tallinn-Tartu maantee, eks ole, 4-realiseks. Nüüd alles paar päeva tagasi samamoodi, et talt küsiti, et millal me siis Rail Balticuga sõidame, et ütles 2030 kindlasti sõidame. Ja ta ütles, et sõidame Iklasse. Ja siis küsiti tema käest, okei, et me sõidame, aga kuhu maani? Siis ta ütles, me kindlasti sõidame Iklani. Et väga tore, et siis ikkagi 3,6 miljardi eest ja 100 miljoni eest rongidega ja iga-aastase 30 miljonise dotatsiooniga, et me ikkagi lõpuks saame Tallinnast sõita Iklani. Et praegu ju see rong ka, Elroni rong, mis ka, eks ole, saab Tallinnast Riiani, sellega sõidab praegu 6 tundi. Et lausa... Aga ma mõtlen, et kas selle Tallinn-Ikla rongi, et kas selle võiks teha ikkagi nagu kiirrongiks, et ta sõidabki kiiresti, ühtegi vahepeatust ei ole, esimene peatus on Ikla. Et keegi tegi nalja, et mulle meeldib alati, et Facebookis, et mida jälgijad kommenteerivad ja keegi kirjutas väga hea mõte, et miks te olete selle vastu, vaadake, valitsus hoolitseb teie eest, et te saaksite kiiresti piiri peale osta odavat alkoholi. Et veel lätlased ka tõstavad makse, nad on ka juba läinud käest ära, et tegelikult ega nende lätlastega ka nii lihtne ei ole, et varsti ei saa ka seda enam. Aga kui võib-olla see saab valmis rong, siis nad just teevad, langetavad, et siis nad teavad, et nii saab eestlaste maksud kiiremini kätte. Ja võib-olla tänu sellele hakkavad ka enda poolt lõpuks Rail Balticut ehitama. See võiks olla Reformierakonna valimiste loosung, et
alkoholipoodi kiirrongiga. Mina ütleks, et Eestis on olukord juba nii halb. Joogid rongis. Ja seda ka, aga Eestis on olukord juba nii halb, et hakkame jooma. Et parafraseerides Kaja Kallase kuulsaks saanud mõtet. Aga nüüd kui korraks tõsineda veel, et Mihhail, kui sa ütleksid 1, 2 või 3 mõtet, mis Keskerakonna poliitilises agendas infrastruktuuri puudutavad, et mis need võiksid olla või sellised nagu suunad, sest meil ei ole võimalik lennata ja meilt ei ole võimalik lennata otse eriti kuskile, teed on meil kehvad, meil on 16 1500 kilomeetrit erinevaid teid, suur osa ei ole musta katte all. Kui sa peaksid valima nendest kõikidest keerulistest temaatikatest mõne, küllap sa oled mõelnud, et mis need võiksid olla? Esiteks mulle tundub, et kui ressurss on piiratud, siis selle kasutamine peab olema kontsentreeritud. Ehk siis, kui me saame aru, et tegelikult me nagu suurte projektidega ei saa hakkama, siis raha tuleb suunata sinna, kus selle rahaga päriselt saab midagi ära teha. Teede remont, teede ehitamine on majanduse vedur ja seda on ka päriselt vaja. Et me peame tunnistama, et vaatamata sellele, et meil on kütuseaktsiis, mis kasvab, vaatamata sellele, et meil on automaks, mis on mõttetu, sealhulgas ka selleks, et raha korjata, nagu praktika näitab. Vaatamata sellele, et meil on lubadused, tegelikult Eesti teede seis iga aastaga halveneb. Ja see on reaalsus. Ja kui niimoodi edasi läheb, siis nende taastamine läheb iga aastaga veelgi rohkem maksma. Et sellega tuleb tegeleda operatiivselt. Nüüd selge on see, et kui me räägime juba rahvusvahelises kontekstis, mida tuleb ette võtta logistikaga, siis ka samamoodi, teede remont on üks osa sellest, aga pole midagi teha, me peame mõtlema selle peale, kuidas ühendada Tallinna lennujaama. Et ilma selleta suurema perspektiivi ei ole. Loomulikult ma ei paku praegu, et võiks olla veel üks katse, et teeme 3. katse ja 3. Nordica ja veel üks nagu Nordica, et tegelikult meil peaks olema see enda kampaania, aga see projekt on devalveeritud. See, mida tuleb teha, et Tallinna lennujaama esiteks peaks olema see koht, kuhu soovivad tulla lennufirmad. Et täna see kahjuks nii ei ole, et see poliitika ei ole paindlik. Ja teiseks on osa rahvusvahelisest poliitikast, see on osa diplomaatiast. Kokkulepped riikidega, kes enda poolt saavad enda riigifirmad suunata Eestisse, lennufirmad. See on võimalik, selline rahvusvaheline kogemus on olemas, kus need kokkulepped sünnivad poliitikute vahel, mitte ärimeeste vahel. Eriti kui suurtes riikides on olemas riiklikud lennufirmad ja nad on riigi kontrolli all. Ja meie lennujaamaga on veel see, et miks sealt näiteks Ryanair, miks odavad need lennufirmad on ära läinud, on see, et meil lennujaam tõstis teenustasusid. Ja siis nagu ministrid ütlevad, aga Ryanairiga ongi väga raske nagu pidada läbirääkimised, nad on sellised hästi agressiivsed, aga nad saavadki endale seda lubada. Aga mida ministrid ei räägi, aga miks meie lennujaam on neid teenustasusid tõstnud? Sellepärast, et riik on oma
dividendipoliitikaga, nõuab dividende iga aasta lennujaamalt ja ta on tõstnud ka seda dividendi nõudlust, ehk siis selle asemel, et lennujaam saaks seda raha ise investeerida, laiendamiseks, et selle asemel, et võib-olla veel lisaks doteerida, et riik võtab selle nagu kasumi ja võtab selle viimasegi veel raha lennujaamalt ära ja lennujaamale ei jää midagi üle, et tõsta teenustasusid ja muidugi kahjuks sellised odavad lennufirmad ka lähevad ära. No ettevõtjana ma ütlen, et kui juhtub nii, et mõni lennufirma läheb ära, siis see näitab, et tegelikult meil on ettevõtja vaenulik poliitika, sest see otsus, et kui keegi vingub, siis järelikult on ikkagi veel kuidagi rahul, aga kui ta on juba lahkunud, siis viimane kustutab tule, mida ma nüüd ka kohe teen. Meie saade on tänasega läbi. Stuudios olid Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees, Riigikogu keskfraktsiooni liige Anastasia Kovalenko-Kõlvart, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja mina saatejuhina Janek Mägi, Keskhommik tuleb taas järgmine nädal.